ma ei ole just eriti lühikese jutu mees. Pigem ikka niisugused pikad jutud. Aga see jutt, mida ma nüüd räägin, väärib tegelikult tõesti pikka juttu. Käes on rohkem kui jõululaupäev. Kui jõuluvana toob meile kingitusi. Enam ei olta need kingitused teadagi millised. Et hea põhjus teha niisugust nägu. Aitäh jõuluvana ja mingi lollakas salm lugeda. Aga meil on tõelised jõulud. Sellepärast, et pikalt oodatud kaup Eesti Isamaalt jõudis kohale. Ja õigupoolest peaks siis nüüd sellelt kaameratüdrukult välja pressima mingi salmi. Aga jätame sinna paika. Tegelikult on teema selles. Me oleme tõesti oodanud seda. Väga vähe on elus asju, neid niisuguse materiaalseid või mingisuguseid ka mittemateriaalseid asju, mis põhjustavad sellise ootuse. Me oleme mitu nädalat oodanud. Ja mida me oleme oodanud? Me oleme oodanud ühte imemolekuli, nagu teda tuntakse, sest tema nimi on ülemaailmselt kuulutatud rüvedaks, saatanlikuks. Peaaegu midagi sellist, nagu Jeesus Kristus on saatana kehastus väga suure osa inimkonna tarvis. Enamik muidugi tänapäeval teeb nägu, et ega see asi nii hull ei ole, aga tegelikult nad suhtuvad issandasse Kristusesse, püha vaimu töösse ja kõigesse sellesse tegelikult nagu mingisse saatana ilmutusse. See on võrdumina toodud. Siin paki sees, kuhu peal on kirjutatud Seia Preili Senorita Seia. Ja meie aadress, Hispaania aadress ja ilusti niisugune pakk. Ja siit pakist tulevad välja asjad, mida me tõesti ootasime. Sa oled sõber kuulnud nendest asjadest, aga vaatame need asjad nüüd üle niimoodi. Ja siin on need peamised asjad. Ma juba tunnen selle järgi ära. Niimoodi. Kuidas me ta siit lahti saame? Aha. Ja siit tulevad need asjad välja ilusti sisse pakitud. 2 pudelikest. Väga hoolikalt on pakitud kõik. Ma kõik siin veel eraldi kile sees. Niimoodi. Tudu. See on üks asi. Ja see teine pudelikene on teine asi. Paneme nad kõrvuti. Ja nendest 2 pudelist, kui nendest mõlemist on 3 tilka kokku valatud, toimub protsess, kus kohas ärkab ellu üks väike molekul, imeline molekul, mis meie kehasse tungides hakkab tegema väga omapärast tööd. Sellest ma räägin muidugi järgmine kord, kui see töö on peale hakanud. Peale selle on veel kolmas, võtame selle ka siis välja, nad käivad ikka komplektis. Nad maksavad uskumatult vähe. See väike pudelikene, kes ta oli vist, oli ta 12 eurot. Ja see on siis nüüd kolmas sellest, mille toimest ja olemusest räägib siis järgmises loos. Ja kas ei kõla nagu imelikult, et mina ja Seia, kelle käes on praegu kaamera, me oleme mõlemad ühtlased sellest väga vaimustatud. Olgu, et me oleme sellest teadvel olnud, mina natuke rohkem isegi kui Seia, sest 5 aastat tagasi alustas nii-öelda oma võidukäiku ja samas ka ristikäiku siis seesama aine ja see oli tõeline ristikäik, mis päädis sõna otseses mõttes vaimsete lahingutega, mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopa paljudes riikides. Aga see ajastu ja see viimane aasta, kalendriaasta ja paar kuud juba juurde, mis on maailmas vallandanud sellised protsessid, milles me nüüd kõik siis oleme, aktiveerus see
imeline aine, mis on kokkuvõetav selle 3 tähega MMS. Ta asetus nagu mingisse uude dimensiooni ja siis vaim valgustas selle läbi, mis on selle aine näol tegemist. Ja miks me nii-öelda vaimustusime, inspireerusime sellest. Ja nüüd oleme ta Eestist tellinud, oodanud mitu nädalat ja täna tõime ta postist ära, saime kätte ja oleme rõõmsad nagu lapsed, sellepärast et meie hulukink on kohale jõudnud. Oleme selles eas, kus kohas tähendab nii-öelda parim enne hakkab juba ümber saama. Oleme mõlemad 50+ ja võib öelda, et oleme hea füüsilise tervisega, aga see on nagu usus rohkem öeldud. Tegelikult on piisavalt palju probleeme. Ma ei hakka nüüd üles lugema, need on kõik sellised probleemid, millega nüüd haigevoodisse ei peaks heitma, aga mis takistavad igapäevast elu. On minul neid piisavalt, on seial. Meil on paljud nii-öelda vajakajäämised meie füüsilises tervises on meil võrdsed. See on väga kummastav. Ja siis on ka mingisugused asjad, mis on nagu seial rohkem ja mis on võib-olla minul. Ei midagi olulist. Ei tapa, aga takistab elamast. Ja MMS oma olemuselt on aine, millesse meil tuli usk. Mina ei usu üldse mingitesse medikamentidesse, absoluutselt. Seia usub veel midagi, ta usub loodustoodetesse ja loodusravi on tema silmis väga autoriteetne. Mina ei usu üldse mitte millegisse. Ma usun elavasse jumalasse ja sellesse, et ta toob esile nendes olukordades, kus kohas nii-öelda tee hakkab püsti minema silme ees. Ta toob esile lahendid, ta näitab, mis teed pidi minna. Ja nüüd on just üks selline teeharu kätte jõudnud ja me oleme nii vaimustatud. Ja me oleme vaimustatud, ma veel kordan, selles kontekstis, mis on praegu parandunud maailmas. Paned sõber tähele, et see maailm järsku muutus. Aga nendest asjadest ma räägin juba siis, kui me oleme kogenud esimesi reaktsioone oma kehas. Kui me oleme seda lihtsat ainet, ta on tõsiselt lihtne aine, ta on nii lihtne, et see on lihtsalt sõnu seletamatu. Kloortioksiid on siis nüüd see peamine baas ja meie kehades, meie mürgistatud toksilistes kehades, mida toob 20. sajandi kõik võimalik meie ümbritsev, siis kõik need sfäärid üles lugeda, atmosfäär ja biosfäär ja hüdrofäär ja mida iganes. Meie kehad on niisugust toksikoosi täis, kas me soovime seda või ei soovi. Ja sellepärast on täiesti loomulik, et selle üleüldise mürgistuse tarvis peab olema väga lihtne abivahend, ülilihtne keemiline siis aine. Ma ei ole väga tugev keemias, sellepärast ma nagu otsin sõnu. Ülilihtne. Sama lihtne niimoodi, nagu on Jeesuse sõnum inimkonnale, inimteaduse tarvis. Nii sama lihtne on ka meie mürgistatud kehad, sest mürgistatud kehad on meil kõigil, absoluutselt kõigil, kes elame muidugi läänekultuuris esimeses järjekorras ja keegi ei pääse sellest. Me hingame sisse mürki, me sööme sisse mürki ja selle tulemina oleme me üdini kõik meie kehad, tugevad kehad saavad hakkama, nõrgemad kehad vannuvad alla. Ja vaat sellised mõtted. Nii et meil on siis ühesõnaga jõululaupäev täna ja nüüd me lõpetame selle ja me hakkame siis oma kingitusi siis nüüd proovima. Kuulmiseni!